Nüüd läheme siis teise Moosese raamatu juurde, kus Iisraeli rahvas on maailmast või Egiptusest välja kutsutud saama tema eriliseks rahvaks Siinae mäe juures. Jeesus on meie lunastaja. Ta on meie lunastaja. Ja teises Moosese raamatus peatükkides 11-13 me näeme, kuidas Jumal lõpuks lunastab, ostab endale Iisraeli rahvast ja lunastab kõiki esmasündinud pojad endale. Ja me näeme selles, et Jeesus on meie lunastaja. Jeesus on meie lunastaja, sest Jeesus on vaenlast purustanud. Ta on vaenlast purustanud. Ma loen siis peatükist 11. Loen salmid 4-6. Ja Mooses ütles, nõnda ütleb Issand, keskööl lähen ma läbi egiptlaste keskelt. Egiptuse maal peavad surema kõik esmasündinud. Aujärjel istuva Vaaro esmasündinust kuni käsikivi taguse teenija esmasündinuni. Samuti kõik kariloomad esmasündinud. Siis on kogu Egiptuse maal suur hädakisa, millist ei ole olnud ja millist ei tule enam. Issand alistas Vaarot ja hävitas tema maad. Alguses, kui Mooses ja Aaron tuli Vaaro ette, Vaaro vastas ülbelt, et ma ei tunne seda Issandat, kellest te räägite. Ma ei tea, kes ta on. Minge ära. Ma ei lase Iisraeli rahvast vabaks. Aga siis nende nuhtluste keskel Vaaro hakkas kaotama seda fasaadi, et tema on ülivõimas ja tema on justkui Jumal inimeste seas või vahel ta palus andeks. Ma olen pattu teinud, palun palveta oma Jumalale, et ta lõpetaks selle nutluse ära. Ja Issand ütles, et päris lõpus on Vaaro nii alandatud ja nii ära võitud ja naerdud, et ta annab sulle kõike, mida sa palud. Ja teie lähete kiiresti maalt välja, sest Issand alistas Vaarot täiesti. Enne nutluseid oli Egiptus kõige võimsam riik ja kõige viljakam maa, võib-olla üldse maailmas, ma ei tea. Aga nüüd, kuidas on peale nuhtluseid, on Egiptuse maa hävitatud. Mõned viljad olid hävitatud, siis tulid teised ja nemad hävisid ka, kas rahe sajuga või kas nende rohutirtsude pärast. Niiluse jõgi oli vereks tehtud ja kõik kalad surid ära. Kariloomad surid, mõned jälle nagu rahe sajuga, mõned loomakatkuga. Et see võimas viljakas maa on ka alistatud ja hävitatud. Nende sulased surid, kes väljas olid, kui rahe hakkas sadama näiteks. Ja nüüd lõpuks on esmasündinud kõik surnud. Loeme jälle selles, kui see nagu tegelikult juhtus. Peatükis 12 ja salm 29. Ja see sündis keskööl, et Issand lõi maha kõik esmasündinud Egiptuse maal aujärjel istuva Vaaro esmasündinust alatest kuni
vangi urkas oleva vangi esmasündinuni ja kõik kariloomade esmasündinud. Siis Vaaro tõusis öösel üles, tema ja kõik ta sulased ning kõik egiptlased. Ja Egiptuses oli suur hädakisa, sest ei olnud ainsatki koda, kus ei olnud surnud. Ja ta kutsus öösel Moosese ja Aaroni ning ütles, võtke kätte ja minge ära mu rahva keskelt, nii hästi teie kui ka Iisraeli lapsed ja minge teenige Issandat, nagu te olete rääkinud. Võtke ka nii hästi oma lambad ja kitsed ja veised, nagu te olete rääkinud ja minge ja õnnistage ka mind. Ja egiptlased käisid rahvale peale, et nad kiiresti lahkuksid maalt, sest nad ütlesid, me sureme kõik. Et nemad olid nii ära võidetud, nii alistatud. Lõpuks nad ütlesid, te saate kõik, mida te palute. Te saate kõik, minge ära. Oma naiste ja peredega, lastega, võtta kõik oma loomad kaasa, minge. Ja Vaaro sulased ütlesid, me oleme kõik surnud. Me oleme kõik surmalapsed. Kui nemad ära ei lähe, siis see, mis alles jääb, mis ei ole palju, see võetakse ka selle ära. Saada neid, palun, Vaaro, saada neid ära. Ja nad läksid. Ja me loeme siis pärast, et mitte ainult, et nad Iisraelased läksid ära kõigega, mis nad olid, aga nad laenutasid egiptlastelt, võtsid juurde kulda, hõbedat, riideid ja nii edasi, nagu Issand oli neid käskinud. Egiptuse maa on nüüd täiesti paljas. Ei jää mitte midagi. See suur võimas kuningriik, mis oli, ei ole enam. Ja Jeesus on see, kui Issand purustas vaenlast, Egiptuse maad ja Vaaro. Jeesus on see, kes purustas mao pead. Me teame juba esimesest Moosese raamatust, juba 3. peatükist, et tuleb päästja, mis on seal kirjas. Siis Issand Jumal ütles Maole, see on esimene Moosese raamat 3.14, et sa seda tegid, siis ole sa neetud kõigi koduloomade ja kõigi metsloomade seas. Sa pead roomama oma kõhu peale ja põrmu sööma kogu eluaja. Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. Issand ütles algusest peale, et kuna patt on tulnud maailma, inimesed on saanud pattuseks ja saatan, sa oled sellest süüdi, siis tuleb päästja naise seemnest. See on Jeesus Kristus, me teame. Ja tema purustab sinu pead. Tähendab, et ta hävitab sind. Ta võidab täielikult sind. Ja sina salvad teda. See madu, küll ta nagu hammustas teda jalast. Me teame, et Jeesus suri ristil. See ei olnud kerge. Tema sai justkui nagu hammustatud. Aga Jeesus on see, kes võitis. 3 päeva pärast ta tõusis surnuist üles. Siis oli täielik võit tema käes. Umbes nii, nagu ma käisin Abigailiga seal võrkpalli mängus siin Rae vallas. Ja Rae valla naiskond võitles vastu nende Põhja-Makedoonia naiskonnaga. Ja mitu korda selles mängus ma nägin, et üks meeskond pani ära ja need juba tähistasid, et saime punkti, aga 1 sekund pärast seda siis näitas kohtunik, et punkt läheb teisele meeskonnale. Tegelikult kõik tõstavad käed, mida? Puutusid seda võrku, siis on nende punkt näiteks üks kord.
No saatan arvas, et mul on võit käes, see on minu punkt. Jeesus on surnud, Jumala poeg. 3 päeva pärast kohtunik näitas, et ei, tegelikult Jeesus on kõik ära võitnud. Tegelikult on sinu pead justkui purustatud ära. Jeesus on vaenlast purustanud. Mida veel on Jeesus teinud, sest ta on meie lunustaja. No, Jeesus on Jumala tall. Me näeme selles jutustuses, et Iisraelased pidid ohverdama seda paasapüha talle. Ja loeme siis sellest peatükis 12 ja alates 1. salmist. Issand rääkis Moosese ja Aaroniga Egiptuse maal öeldes, see kuu olgu teil esimeseks kuuks, see olgu teil aasta esimeseks kuuks. No vaata, see on nii tähtis sündmus, et nüüd ta muudab kogu kalendri ära. Rääkige kogu Iisraeli kogudusega ja öelge, selle kuu 10. päeval võtku iga perevanem tall, iga ühele perele tall. Ja kui pere on talle jaoks väike, siis võtku tema jätta naaber, kes ta kojale on lähemal, vastavad hingede arvule, kui palju iga üks jõuab süüa. Sellele vastavad arvake teid talle kohta. Tal olgu veatu isane 1-aastane, võtke see lammastest või kitsedest. No kõigepealt see paasapüha tall pidi olema täiesti veatu. No need nõudmised olid selged. Veatu, 1-aastane, isane. See võib olla lambastest või kitsedest. No tegelikult see võis olla nagu väike kits seal pildil. Nemad sobisid ka. Ja ei sobinud näiteks selline pime loom või selline, mis lonkab või see, mis on nagu kole, et jah, tapame selle ära, sest niikuinii tema ei kasva suureks, vist sureb ära. Tema on haige, kasutame see, ei. See pidi olema see kõige parem, see kõige tugevam, see, mis oli ilus, see, kellel ei olnud mingit viga, seda nad pidid ohverdama. Ja Risti Johannes ütles, et Jeesus on meie veatu Jumala tall. No ma natuke, kui ma valmistasin ette selleks jutuseks, et siis natuke googledasin seda, et Jeesus on Jumala tall. Ja tulid igasugused tulemused. Et jah, Jeesus on Jumala tall ja mõned artiklid. Aga üks nagu paistis välja. Ja seal oli kirjas, Jeesus ei ole Jumala tall või Jeesus ei ole meie paasapüha tall. Mõtlesin, huvitav. Kõik on sellis nagu kristlaste poolt kirjutatud ja üks ütleb, et ta kindlasti ei ole. No siis huvi pärast ma vajutasin, et mida juttu ajab siin? Kes kirjutas seda? No tuli välja, et see oli nagu juutide nagu lehekülg. Ja üks rabi kirjutas oma juutidele, et Jeesus ei ole meie paasapüha tall, nagu kristlased ütlevad. Nemad kasutavad selle ära nagu ära röövinud meie püha. See oli õige. Ja siis ma vaatasin edasi, miks ta ütleb seda? Ütles, et näiteks ta ei sobinud ohvri tallena. Kõigepealt tema sai peksta, et siis ei sobinud enam nagu ohvrina. Ta ei olnud täiesti ilma veata. Mõtlesin, huvitav küll, väga huvitav. Mina
mina näen niimoodi, et kogu see peksmine ja ristile löömine ja see oli kõik Jeesuse ohverdamine. Et oli see veatu Jumala tall. Ja see rabi näitas, et kristlased tahavad öelda, et tema nagu luud ei teinud katki. Kahti ei tehtud. Ja nagu salmide raamatu juurde nagu järgi. Et sellest oli ta õigus. Et jah, täiesti. Ta oli selles mõttes ilma veata sobis ohvrina, Jumala tallena. Aga rohkem oli ta selline veatu nagu seespoolt, et Jeesus ei olnud kunagi pattu teinud. No, rohkem kui see, et tema luud nagu katki ei tehtud näiteks. Tähtsam kui see oli see, et ta kunagi pattu ei teinud. Selles mõttes tegelikult kõige rohkem on ta mõeldud, et Jumala tall täiesti puhas, mitte kunagi pattu ei teinud. Aga meie oleme kõik pattu teinud. Jeesus on meie veatu paasapüha Jumala tall. Ja mida veel? Tema veri lepitab Jumala viha. No, kui loeme natuke edasi, salmid 6 ja 7 näiteks. Säilitage see enestele kuni selle kuu 14. päevani. Siis kogu Iisraeli kogunenud kogudus tapku see õhtul. Ja nad võtku verd, neid võitku ukse mõlemad piitjalga ja pealispuud kodades, kus nad seda söövad. Ja mida nad pidid tegema selle paasapüha tallega? Pidid tapma ja pidid ta nagu küpsetama ja ära sööma. Aga selle verega nad pidid panema ukse piitjalgadele ilmselt. Ja miks nad seda tegid? No, vaatame natuke edasi. Salm 12. Salm 12 ütleb, siis käin mina sel samal ööl Egiptuse maa läbi ja löön maha kõik esmasündinud Egiptuse maal, nii hästi inimesed kui loomad, ja ma mõistan kohut kõigi Egiptuse jumalate üle, mina issand. Aga veri olgu teil tundemärgiks kodadel, kus te astute. Kui ma näen verd, siis ma lähen teist mööda. Ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptuse maad. Mulle meeldivad need sõnad. Kui ma näen verd, siis ma lähen teist mööda. On üks väga hea kristlik hümn, kristlik laul, mida me laulame. Kui ma näen seda verd, siis ma lähen teist mööda. Kogu laul on nende sõnadega tehtud. Et see, Piiblis on kirjas, et ta ütles natuke hiljem, et see hävitaja läheb Egiptuse maad läbi. Näiteks salm hüppasin ette. Salm 23. Sest issand läheb egiptlasi nuhtlema, aga kui ta näeb verd ukse pealispuul ja mõlemal piitjalal, siis issand ruttab sellest uksest mööda. Ega lase hävitajat tulla teie kodadesse nuhtlema. Issand nimetab ta hävitajaks. Mõned ütlevad, et see surmaingel või hävituse ingel või mida iganes. Võime niimoodi öelda, aga Jumala poolt saadetud, võib-olla ingel isegi, kes hävitab kõik need, tapavad neid ja kõik esmasündinud. Aga kui ta näeb seda verd, siis ta läheb mööda. Ja nemad kõik pääsevad, nemad jäävad ellu. Siis ei ole seda leina
selles majas. Ja samamoodi Jeesus on meie eest surnud. Näiteks kirjas roomlastele 3:25 ütleb, et Jeesus on meie lepitusohver. Ja Johannes esimeses Johannese kirjas 2:2 ütles, et ta on lepitusohver meie pattude eest ja terve maailma eest. Kõik, kes võtavad ta vastu, siis on Jeesuse verd justkui pandud tema südame uksele, ütleme. Ja kui Jumal näeb seda verd sinu peal, siis ta läheb sinust mööda. Siis sina oled päästetud. Siis sulle on sinu pattudele andeks antud. Sest ainult Jeesuse vere läbi oleme puhtaks pestud oma südamest, pattudest. Jeesus on meie lunastaja, ta on Jumala tall. Ja Jeesus on meie lunastaja, sest ta suri kõigi eest. Vaatame huvitavat kohta. Salmid 37-38. Ja Iisraeli lapsed läksid teele Ramsesest Sukkoti, ligi 600 000 jalameest peale väetite laste. Ja ka hulk segarahvast läks koos nendega ning lambaid, kitsi ja veitseid väga suur kari. Piibel ütleb, et kõik isolased läksid välja. Et see oli ligi 600 000 jalameest. See oli ainult mehed, kes nagu kõlbasid sõdida sellises vanuses. Ja siis veel olid naised, lapsed, tavaliselt arvatakse, et mingi 2 miljonit inimest kokku. Väga palju inimesi. Aga siis ütleb, et ka hulk segarahvast läks koos nendega. Kes nemad on? Segarahvas. Nemad ei olnud iisraelased. Nemad ei olnud juudid, et nemad olid võib-olla egiptlased, võib-olla teised rahvad, kes juhtusid, et nad elasid seal, et nemad tulid kaasa. Võib-olla mõned nendest olid kuulnud, et tuleb paasa püha talle tappa ja siis verd panna ukse piitjalgadele näiteks. Ja võib-olla nemad tegid ja nemad pääsesid sellest nuhtlusest. Aga ühesõnaga olid palju rahvast, palju inimesi, kes nägid neid nuhtluseid, nägid, mida Jumal tegi Vaarole ja kogu Egiptuse maale. Ja nemad hakkasid mõtlema. Tundub, ma ei tea, mida sina näed, aga tundub mulle, et Iisraeli Jumal on palju vägevam kui Vaarost ja egiptlaste jumalatest. Kas mõtlen seda, mida mina mõtlen? Jah, läheme nendega koos. Me ei jää siia. Siia ei ole mingit tulevikku. Siin on kõik hävitatud nii. Läheme nendega kõrbesse. Ma arvan, et meil läheb paremini sinna kõrbes, kus ei ole vett ega süüa, kui siin Egiptuse maal, kus Issand on hävitanud kogu maa. Usaldame ennast siis nende Jumala kätte. Tundub, et paljud mõtlesid täpselt seda. Ja see tähendab, et Jeesus või Issand, me võime öelda Vanas Testamendis, Issand, ta päästis kogu Iisraeli ja ta päästis ka seda segarahvast. Inimesi igast rahvast ta päästis, sest Jeesus on surnud kõigi eest. Ja Jeesus on teinud päästetee valmis kõigile. Mitte ainult oma rahvale, Iisraelile, aga kõigile.
Nüüd oleme käskinud minema just nagu Jeesuse jüngrid igale poole evangeeliumit kuulutama ja me kutsume inimesi Jeesuse juurde. Huvitav, mis on siis teistmoodi, kui juba Vanas Testamendis tulid inimesed igast rahvast nagu issanda juurde ja nüüd me kutsume inimesi kõik igast rahvast Jeesuse juurde. Kuidas asjad on teistmoodi? No teistmoodi on täpselt see, et Vanas Testamendis pidid need teised rahvad liituma Iisraeli või Jumala rahvaga. Nemad said tegelikult iisraelasteks. Nemad, nende mehed said ümber lõigatud näiteks. Nad hakkasid tähistama need Iisraeli pühasid. Nad said nagu juutideks. Aga Uues Testamendis on see nii selgelt seletatud Pauluse kirjades, et me enam ei pea juutideks saama. Me tunneme Jeesuse juurde just sellisena, nagu me oleme. Tähendab, et kui sa oled ameeriklane või eestlane, venelane, ükskõik, sa tuled Jeesuse juurde ja siis sa jääd venelaseks, ameeriklaseks, eestlaseks, nii edasi, soomlaseks. Aga sa oled Jumala oma. Sest Jeesus on teinud päästeteed valmis kõigile, kutsub kõiki enda juurde. Ta on meie lunastaja. Ja lõpuks on Jeesus meid õnnistanud ka. Peatükis 11, salmid 2 ja 3. Mida iisraelased pidid tegema, kui nad lahkusid? Räägi nüüd rahva kuuldes, et iga mees küsiks oma naabrit ja iga naine oma naabri naiselt hõbe ja kuldriistu. Ja issand andis rahvale armu egiptlaste silmis. Ka oli Mooses väga suur mees Egiptuse maal, Vaaro sulaste ja rahva silmis. Väga huvitav juhatused siin. Mida te peate tegema, kui te ära lähete? Ja muidugi võtta pere kaasa, võtta neid lambad kaasa, mis sul on. Aga siis küsi ka egiptlaste naabrite käest kulda, hõbedat, riideid, mida iganes, mis läheb vaja, mis on nagu, tahaks seda, siis küsi. Issand ütles ja nad annavad sulle kõike, mida te palute, sest nad nii tahavad, et te ära läheksite, et ei oleks mingit takistust ja tahad, võtta siis. Ja kuidas see läheks siis? Kui läheme edasi, salm, nüüd on peatükk 12 ja salm 34. Ja rahvas viis ära oma taigna enne, kui see oli hapnenud. Neil oli nende leivakünad üle riietese seotuna õlal ja Iisraeli lapsed olid teinud Moosese sõna järgi ning olid palunud egiptlasted hõbe ja kuldriistu ning riideid. Issand oli rahvale armu andnud egiptlaste silmis ja need nõustusid. Nii nad riisusid egiptlasi. Nad riisusid egiptlasi. Nad ei pidanud midagi varastama. Nad ei pidanud nagu salaselt midagi võtma. Issand ütles, olge siis ausad. Palu, kas ma saaksin seda kullast asja? Ja naabri ütleb, et palun, võtta see. Kas tahad see ka? See on ka kullast. Ma lihtsalt annan. Ja nüüd saate minna. Aga oot, ma need riided. Ja, võtta need riided. Ja minge, palun. Umbes niimoodi oli. Ja Piibel ütleb, et nad riisusid Egiptuse maad. Mis siis alles jäi? Jumal ei olnud veel kulda ja hõbedat hävitanud või riideid hävitanud. Aga siis iisraelased võtsid ka need ära. Ja niimoodi issand õnnistasid neid.
Iisraelasi. Mis nendel on? Nemad olid vaesed orjad, nendel ei olnud eriti midagi. Nad lihtsalt tegid rasket tööd iga päev. Ja mingit tulevikku ei olnud, et kunagi saanud rikkaks või ma ei tea, teen midagi muud. Ei, kogu aeg orjad, sinu lapsed on orjad, sinu lapselapsed on ka orjad. Midagi ei muutu. Aga nüüd nad võtsid oma issandate käest kõik need kallid asjad ja läksid ära. No muidugi Jumal nagu varustas ka seda, et hiljem nad ehitavad seda koguduse telgi valmis ja sellele on vaja nagu nii vaske ja hõbedat, kulda ja nii edasi, nüüd kallid riided ja niimoodi Jumal õnnistas neid. Nad saanud mitte ainult vabadust, vaid nad said natuke rikkaks ka. Ja Jeesus on samamoodi meid õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega. No kõige kärgem on minna ikka sinna, et kirjas Efeslastele seletab nii selgelt. Esimeses peatükis ja 3. salm. Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses. Võib-olla ei ole nii, et Jumal hakkab meid kuulda andma, aga ta on õnnistanud meid iga vaimuliku õnnistusega. Igat õnnistust, millega võib meid õnnistada, Jeesus on meid sellega õnnistanud. Kui loeksime edasi, siis ta hakkab nagu neid nimetama. Näiteks, nõnda nagu tema on meid Kristusest valinud enne maailma rajamisest. No, ta on meid ära valinud, et oleme tema omad. Et olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses. Kristus on olnud, et me oleme pühad, laitmatud Jumala ees. Kuidas, mismoodi? Ma olen ju inimene, ma olen patune. Kas oled patune? Sest Jeesus on sind puhtaks teinud oma kalli verega. Ja ta armastab meid. Kui loome edasi meid ette määrates lapse õiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde. Nüüd oleme lapsendanud. Oleme Jumala perekonnas. Ja siis me loeme edasi. Iga vaimuliku õnnistust, millega võib õnnistada, ta on meid õnnistanud ka sellega. Sest ta on meie lunastaja. Mida me siis oleme saanud Kristuses? Mõni ütleb, et no ma olen Jeesuse juurde tulnud. No, mis siis? No, tähendab, et kunagi ma pääsen taevasse. Väga hea. Kas on kõik? No, ma ootan ära, et pääsen taevasse. Ei, ta on õnnistanud sind nagu täna iga vaimuliku õnnistusega. Sul on kõik olemas, sa oled armastatud, sa oled puhtaks tehtud, sa oled püha ja laitmatu Jumala silmis. Sinu oled Jumala laps. Ja ta on sinuga. Ta on õnnistanud sind iga õnnistusega. Ja ma sain patudele andeks antud, aga sa oled saanud palju muud juurde. Jeesus on meie lunastaja. Ta on meid täiesti lunastanud. Just nagu me näeme teda sellest paasepüha talles. Ta on meid õnnistanud, ta on vaenlast purustanud. Ta on Jumalate all, surnud kõigi eest ja meid õnnistanud. Oleme siis täna tänulikud Jeesusele selle eest, mida ta on teinud.